Juba Vinni Puht teadis öelda, et kes hommikuti külas käib, see asjata ei longi. Oleme meie kenasti üles ajanud, kell on natukene 7 läbi, näete, nägu meil unine. Aga oleme tulnud Pärnumaale Kalamajakasse, et vaadata, kuidas jõuab eestlase toidulauale värske kala. Millist eelistaksite teie, kas seda või seda? Indrek, varajane hommik ja niimoodi iga päev, jah? Ikka kella 5 alates. Kella 5 alates. Õnneks me alles kella 5 hakkasime Tallinnast liikuma, nii varakult siin ei pidanud olema. Aga mis siis täna menüüs on? Mis kala? Menüü on suur ja lai, lihtsalt öeldes võib-olla Läänemere Räimest kuni Iirimaa Austriteni välja. Ja niimoodi mitu korda nädalas ja nüüd siis ma saan aru, et me laadime auto täis ja siis paneme kus suunas? Siis paneme Otepää suunas. Otepää suunas. Ja kes on need inimesed, ettevõtted, kellele te seda kala viite? Eraisikutele. Inimestele rohkem Kesk-Eestis, kus kala ei ole võib-olla nii palju tuntud. Ehk siis inimesed on esitanud veebipoest tellimuse, nad juba enam tahavad seda ja samas nad teavad, et auto on tulemas, nad on valmis selleks. Ja, me veame e-poe tellijatele koju kätte ja samuti on meil sellised peatuspausid 6-7 tükki, kus me vedame aega poolest tunnist kuni tunnini ja inimesed tulevad ja ostavad, teavad regulaarselt, et me käime. No praegu on suvi, aastaringselt käib selline asi või kuidas? Jaa, aastaringselt. Aga kuidas siis kala vahetub? Kala vahetub vastavalt hooaegedele. Täna näiteks on Peipsi rääbis tipphooaeg ja ostetakse rohkem seda. Samamoodi haug, ahven, koha. Kui need saavad läbi, hakkavad uued hooajad. Aga kuidas on praegu, siis öeldakse, et mõned räägivad, et Eesti veed on kaladest tühjad, aga tegelikult kala eestlastele piisab selles mõttes, et meid on ju ainult 1 miljon. Eestlastele piisab ja natukene välja ka, et ainult sööge rohkem kalana. Aga mis see eksklusiivset kraam jääb ka kuidagi niimoodi võrku või konksu otsa? Eksklusiivne kraam tuleb eelkõige impordi näol, et kõige kaugemast kohast võib-olla tuunikala Sri Lankalt ja Iirimaalt austrid ja nii edasi ja nii edasi. Täpselt, teil on austreid ka ja eestlane oskab juba nagu hinnata seda? Oskab ja see on tõusev tendents. Sellised hommikud mulle meeldivad, kell pole veel 8 saanud, aga juba pakutakse austreid. Täpselt nii. Aga tegelikult ega austreid ka nii lihtne polegi, kõigepealt on vaja need lahti saada. Ja kus kohas need tulnud on? Need on nüüd eile õhtul saabusid meile Põhja-Iirimaa piirilt Carlingfordist, et neid ei ole tõenäoliselt Eestis ennem olnud ja saime seal paar nädalat tagasi lepingu tehtud, nii et väga maitsvad austrid ja eestlastel ainulaadne võimalus proovida. Hästi kiirelt paar näpunäidet, mille järgi austrit valida ja kuidas mitte nii-öelda seda vanaks läinud austrit süüa? No, valikuid on mitmeid selles mõttes, kellele milline maitseb, et rajooniti, see on nagu veinimaailm, et oleneb, kus piirkonnast tuleb selle veestiku, ütleme, keskkonna maitsega ta, iseärasustega ta on. Eks see on maitse asi, kuidas, kellele mida meeldib. No. Nii, minule austrid meeldivad. Kena päeva terviseks. Oh my God, kui hea. Ja millised vitamiinid? Kui hea. Aga ärme lase neil oodata, paneme auto täis ja lähme siis tiirule. Kell on saanud napilt 9 ja oleme jõudnud esimesse punkti Abja paluhoia ja nagu näha, siis rahva huvi värske kala vastu on järjekord. Rääpuska te otsis viidite? Natuke üle 2 kilo võib-olla. 4,20 oli, jah? Nii, 10 eurot täpselt. Kogred on siuksed, tahad kilost, tahad 1,5 kilost, tahad 500, 600. Olge lahke, soovite midagi juurde ka? Ma maksaks ka. Jaa, meil on arve, siin kohe tuleb. Nii, tervist! Tere, proua! Mida head nüüd soetatud sai? Lõhed. Lõhed. Ja ma saan aru, et teie tellisite ette. Näidake meile ka, kui ilus kala see meil on. Nii, tõstan siit natukene välja, tohib. Selline tükk. Soolamiseks. Soolamiseks, jah? Jah. Aga kuidas on selline kalaauto on ikka väärt asi, on ju? Väga. Käite regulaarselt? Regulaarselt. Seda rõõm kuulda. Head maitsmist. Aitäh. Puhas kuld, Peipsi rääbis, suitsutatud. Kui telepilt saaks lõhn edasi anda. No mis kaubaks läinud? Rääbist on läinud ilusti, paaljat on läinud, Arktika paaljat on, mägihõrnast on läinud ja räimefileed ja nii edasi. Aga praegu selline, et juba inimesed teadsid, ootasid, järjekord oli, see on tavapärane? Jaa, see on tavapärane. See on tavapärane ja nüüd siin kaua olete?
me oleme siin veel, ma arvan, et üks 20 minutit äkki või? et laias laastus selline 40 minutit ühe koha peal umbes ja siis edasi. Siis Tõrvasse järgmisena. Tõrva ja siis edasi. Siis tuleb meil Elva. Ühesõnaga õhtuks koju tagasi. Õhtuks koju tagasi. Ja kes kalalahka juurde ei jõua, kuidas teid kätte saab? No kõigepealt kalalahkast nii palju, et kolmapäeviti oleme Rapla tiirul, neljapäeviti oleme 2 autoga, üks on Otepää kandis, teine on Võru-Põlva kandis. Nädalavahetusel oleme Põltsamaa kandis ja pealinnas muidugi Balti jaama turul, Nõmme turul ja Pärnus vanaturul. Alati värske kala. Ja kalaturul, laupäeviti kalaturul. Väga vinge ja näete, sõbrad, et niimoodi jõuabki värske kala ja isegi austrid meie toidulauale. Kui näete kalamajaka autot, minge julgelt ligi, võtke head ja paremat.